Tervitus. Ja 8. august 2026. Lõvivärav 888 energia ja sinu isiklik võimaluste päev. Ja 8. august 2026 ei ole esoteerilistes ja numeroloogilistes käsitlustes lihtsalt üks tavaline suvine päev. Seda päeva seostatakse siis Lõvivärava, Siiruse, Päikese ja Jupiteri energiaga ning samal ajal kannab kuupäevas endas erakordselt tugevat 8 sümbolit ja sümboolikat. Ja selle päeva peamine sõnum võiks siis kõlada nii, et mind on piisavalt. Ma ei pea enam ootama õiget hetke. Ja ma olen valmis astuma oma elu järgmisele tasandile. Ja võib-olla oled siis viimasel ajal tundnud seletamatut rahutust, nii nagu paljude minu klientide juttude järgi on väga ärevad ajad ja see on siis alganud juba, kui ma ei eksi, siis 26. juulist. Saad siia lisada siis, mis sinu elus on toimunud. Et justkui oleks midagi muutumas, kuigi sa ei oska veel öelda, mis täpselt. Mõtted võivad olla muutunud, tungivamaks, unenäod eredamaks. Mõni on isegi märke saanud. Ja sisemine tunne, et vanamoodi enam jätkata ei saa. Sellistel hetkedel tekib ka selline hirm, et aga mis siis saab, kui ma eksin näiteks, või mis siis, kui ma ei ole veel valmis, või siis, kui ma teen vale valiku. Ja hirm ei tähenda tingimata, et sa oled valel teel. Sageli ilmub hirm just siis, kui seisame millegi uue lävel. Ja sa ei pea enne järgmist sammu teadma kogu teekonda. Tähtis on astuda. Ja piisab sellest, kui tead oma järgmist sammu. Ja mis siis on lõvivärav üleüldiselt? Ja lõviväravaks nimetatakse esoteerilises astroloogias perioodi, mida seostatakse siis päikese liikumisega lõvimärgis ja Siiriuse ilmumisega koidu taevasse. Ja Siirius on töötaeva eredaim täht. Öötaeva, mitte töötaeva. Ja vanas Egiptuses oli Siiriuse taasilmumine väga oluline sündmus. Kes teab rohkem selle kohta rääkida, saab siia kommentaaridesse lisada. Ja seda seostati uue tsükli, Niiluse üleujutuste ja uue aasta algusega. Ja tänapäevases vaimses käsitluses vaadeldakse siis Siiriuse, päikese ja maa joondumist. Sümboolselt justkui väravana, mille kaudu muutub tugevamaks uuenemise, võimaluste ja sisemise ärkamise energia. Ja lõvivärava perioodiks peetakse ligikaudu siis 126 juulist kuni 12. augustini, mille üheks kõige tugevamaks punktiks loetakse siis tänast päeva ehk siis 8. augustit. Aga selle järelmõju on nüüd alles siis tunda ja see on pikka aega. See ei lõppe ainult 12. augustil. Ja 2026 aastal lisandub sellele veel oluline astroloogiline sümbol. Jupiter on lõvis. Ja Jupiter liigub läbi ühe sodiaagi märgi umbes kord 12 aasta jooksul. Mina siis seostan ainult astroloogiat siia, mina ise väga tugev ei ole astroloogias. Nii et kes jällegi selles osas on rohkem asjatundja, siis saate kommenteerida siia ja soovitan siis astroloogide lehtesid, YouTube'i kanaleid jälgida. Aga astroloogias seostatakse Jupiteri kasvu, laienemise võimalust ja teadmiste eneseusu ja õnnega. Ja lõvi omakorda räägib siis julgusest, loovusest, nähtavusest ja eneseväärtustest ja soovist oma elust päriselt midagi ära teha. Ja seetõttu võiks siis 2026 aasta lõvivärava põhiküsimuseks olla selline, et kas oled valmis väljuma pealtvaatajate hulgast ja astuma omaenda lavale. Ja nüüd, kes on minu kanaliga pikemat aega olnud ja minu klientide seas, siis ma kõiki agiteerin rohkem pilti tulla, rohkem vaadata endale otsa, millega sina tahad tegeleda ja olen ka meenutanud seda teile, et palun mõelge selle peale, mida te lapsepõlves unistasite. Et ja, ka peale 40. eluaastat saab hakata oma lapsepõlve unistusi täite viima. Aga numeroloogiliselt siis 8.08.2026 on ka väga huvitav, et kõigepealt on siis see, et 8. päev ja 8. kuu. Ja 8 seostatakse numeroloogias siis raha, materiaalse maailmaga, võimu, vastutuse, tulemuste tasakaaluga, investeerimistega, andmiste ja saamisega. Ja 8 meenutab ka sellist lõpmatuse märki, kui teda kirjutada niimoodi. Energia liigub ja see, mida annad välja, tuleb mingil kujul tagasi. Ja kui liidame 2 8 kokku, siis 8 + 8 on 16 ja see annab 7 kokku. Ja 7 on sisemise teadmise, intuitsiooni ja sügava tõe märk. Ja seetõttu võiks selle päeva üks olulisemaid õpetusi olla just selline, et ära tee otsust ainult sellepärast, et teised inimesed seda sinult ootavad.
kui sa teed midagi ainult mõttest, et nii peab või kõik teised teevad niimoodi, siis ei pruugi see sind sinna viia, kuhu tegelikult soovid. Nüüd on see koht, kus te peate nagu vaatama päriselt, mida teie tahate siit seest. Et kuulake oma sisetunnet ja oma intuitsiooni. Ja nüüd kogu päev kokku liites siis 08.08.2026 on siis 26, mis omakorda teeb jälle siis 8. Kes siis täna vaatas ka seda päevaprognoosi siin Youtube'i kanalil, ma panen iga päev ja Facebooki suletusgrupis, siis selle kohta on hästi pikk selline kirjutis. Ja päeva sees on siis ka 8 ja kuu sees on 8 ja kui aasta lõpunumbrid 2026, sealt võtta see lõpp 2 ja 6, siis see annab ka kokku 8, ehk siis seda võib sümboolseks siis nimetada 888 energiaks. Ja 8 ei tähenda ainult raha, et istu ja oota, kuni raha tuleb, vaid 8 pigem ütleb juhi seda, mis sul juba on olemas. Ehk siis see on väga oluline erinevus. Ja 8 energia räägib alati vastutusest. Kui soovid rohkem raha, vaata kõigepealt, mida teed olemasoleva rahaga juba. Kui soovid rohkem võimalusi, vaata, mida teed juba olema võimalusega. Ja kui tahad, et elu annaks sulle rohkem, siis küsi, kas ma väärtustan seda, mis mul juba on. Ja täna ka väiksema eest ja sa lood ruumi suuremale. Siis selliseid isiklikke nippe, mida mina kasutan, et kui ma maksan näiteks arveid ja kui ma kassaski maksan ostude eest, siis ma alati tänan seda raha, mida ma saan välja anda ja alati soovin, et nad tuleksid sõpradega tagasi. Et raha on kõik energia. Kirjuta ka kommentaari, mida sina kasutad, milliseid mõtteid sina kasutad, kui sa raha välja käid. Kas sa teed seda alati sellise kehva energiaga, et umbes, et viimane raha, või siis sa annad seda rõõmuga välja. Ja mida siis 8. augustil rahaga teha ja seda mitte siis ainult 8. augustil, nüüd tegelikult tulevatel päevadel ka kuni 12. augustini siis kõige aktiivsemalt, aga seda saab ka alati teha. Eks siis see on väga hea päev ja need järgmised päevad siis ka samamoodi. Pane võimaluse korral midagi kõrvale näiteks. Tasuda võib mõne võla või vähemalt osa sellest, kui tunned, et sa oled võlgu. Maksa ära tähtaja ületanud arved, vaata üle oma püsimaksed, tellimused, võib-olla millestki peaks loobuma, mida sa ammu ei kasuta. Ja vaata oma rahakotis, kas sul on mingeid mõttetuid tšekke, mida võiks ära visata. Ja võib-olla on ka sellised kliendikaardid, mingid pangakaardid, mis enam ei toimi, siis need võiks ära visata. Noh, mingi, ma ei tea, lõigata ära või midagi sellist. Ja kui rahad on teil harjumuspäraselt taskus kortsus või siis sa paned rahakotti ka nad kuidagi väga kortsu, siis lihtsalt sirgenda nad ära. Ehk siis tee selline kord. Et ma vaatan kella, et te saate selle video umbes täna siin mingi 10:30 paiku võib-olla. Et te jõuate kõik seda teha ja selleks on veel piisavalt aega. Aktiivselt siis kuni 12. augustini teil on nagu siiamaani aega. Ja 8 armastab süsteemi. Ja kui sinu rahas valitseb kaos, alusta korra loomisest. Tihtipeale on see, mida ma olen ka näinud, et oma lähedaste seas siis rahakott on nagu väga pussakäära selline. Ja mida siis tuleks vältida, on see, et ära kuluta emotsioonide ajal oma viimast raha. Ära tekita kergekäeliselt uusi võlgu. Ära võta laenu lihtsalt selleks, et hetkeks on elustiili laiendada, oma elustiili laiendada ja ära võrdle oma majanduslikku olukorda pidevalt teiste inimestega. Ja eriti oluline on see, et ära ehita kogu oma sisekõnet mõtte ümber, et raha ei ole. See on ka üks selline klassikaline asi, mida inimesed ütlevad, et mul ei ole raha. Ära lihtsalt ütle seda. Tunneta juba, et sul on raha. Ja selle asemel võiks olla selline mõte, et sa näed uusi võimalusi või siis, et ma näen uusi võimalusi, ma õpin oma raha teadlikult juhtima ja olen valmis suuremaks külluseks. Ja täna kuni 12. augustini võiks teha siis ka sellist asja. Täna te ka jõuate täitsa vabalt, et kirjutage lihtsalt endale üles oma tuleviku elu või unistuste elu ja seda siis oleviku vormis. Et ära kirjuta, et ma tahaksin või ma tahan, vaid nii, et ma elan, mul on, ma teen, ma tunnen ja kujuta ennast ette siis 3 aasta pärast, et kus sa elad, mida sa teed, millised inimesed on su ümber, kellega sa suhtled, kuidas sa end tunned, kui sa hommikul ärkad, mida sa teed hommikuti ja kirjuta vähemalt selline üks lehekülg ja kui mõni lause juures tekib tunne, et see pole võimalik, siis ikkagi kirjuta see ülesse. Et seal võib just olla see sinu kasvupiir.
ja siis samamoodi, et tee siis üks kindel samm selle unistuste liikumise poole, kui sa oled selle kirja ära teinud. mõni teist kindlasti küsib, et mida siis teha selle paberiga. mina ise isiklikult teen, mul on siin üks unistuste vihik, kuhu ma tihtipeale siis, kui on sellised portaalipäevad, siis kirjutan sinna kas juurde või tegelikult ma teen niimoodi, et ma võtan järgmise lehe ja siis ma kirjutan. ma ei vaata sinna vihikusse üldse. see vihik lihtsalt on. ma isegi ei tea, kus ta nüüd on, sest mina tegin hommiku enda unistuste ära, ma vaatan kappi, järelikult on siin kuskil. ja aga ma ei piilu sinna mitte kunagi. ma ise loodan seda, et kunagi ma võtan selle lihtsalt lahti õigel ajal, siis kui ma seda pean ja siis ma hakkan lihtsalt muiates seda siis lugema. ja siis ka see, et kui tahad uut kodu, siis vaata reaalseid pakkumisi nüüd nendel lähipäevadel. ja kui tahad uut tööd, siis saada näiteks kandideerimiseks enda CV-d ja kirjuta inimestele, kohtu inimestega, helista, tee lihtsalt see uus samm. kui tahad õppida, siis registreeru. kui tahad oma tervise eest hoolitseda, siis pane see aeg kirja arsti juurde. tähtis on lihtsalt see, et sul on vaja muuta suunda, et nii nagu sa praegu oled edasi minna ei saa. ja vaatame siis kõik Zodiaagi märgid. Siis ainult see Zodiaagi märgi analüüs ei ole siis ainult ühe päeva peale, see ei ole ainult 8. august. siit edasi, kuidas need asjad minema hakkavad ja see on siis kõige aktiivsem võib-olla siis selle 8. ja 12. augusti vahel. võib-olla te näete mul sellist asja, siis soovitan teil ka teha. Vähegi, kui te usute, siis tehke, sellepärast et see tükki küljest ära ei võta. ja sellest ma räägin siin video lõpus, mis asi siin on, mille jaoks ma selle tegin. ja ma aeg-ajalt teen neid portaalipäevade aeg. elukaaslasel on ka. ja kui te usute sellesse, siis no näiteks meil peres on oma Whatsappi grupp, kuhu ma siis ka aeg-ajalt panen need asjad üles, et mida võib teha ja milliseid rituaale teha. ja kui ta kulub ära lihtsalt õhtu jooksul või öö jooksul, siis ta kulub ära ja kusjuures seda võid jälle aeg-ajalt siis aktiviseerida. aga lähme siis Zodiaagi märkide juurde ja siis need ajatemplid, kui keegi teist nüüd üles paneks, ma oleks väga-väga tänulik. aitäh ja sa võid kommentaaridesse ka panna, kus kohas sinu koht siis hakkas. ja muidugi siin enne seda, kui ma alustan, siis on see lugu, et kui sa oled iseendast huvitatud, siis ma soovitan väga soojalt siis sinna numbritekeel.ee piiluda. ja kui sa ei ole tellinud kanalit, siis tee seda. ma tulen tulevikus ka väga palju siia kombineerima siis seda astroloogiat, numeroloogiat ja veel selliseid põnevaid asju. sest mul on kogu aeg kõrvad kikkis ja ma kuulan erinevaid asju ja kombineerin neid. nii, kallid jäärad. Teil on siis selline asi, et tegutse ilma hirmuta. et sinu jaoks aktiveerub siis loomise, julguse ja eneseväljenduse teema ja sul võib olla palju ideid, mille kohta oled pikalt öelnud, et ühel päeval, kui olukord paremaks läheb, kui mul rohkem aega on, kui mul rohkem raha on ja kui ma olen valmis ja nii edasi ja nii edasi. ja selle lõvivärava sõnum on sulle see, et üks päev võib olla näiteks täna, võib-olla see on homme, aga hakka lihtsalt tegema. ja sa ei pea alustama suurelt ja sa lihtsalt pead tegema selle esimese sammu ära. sa võid siia kommenteerida ka, kui pikalt sa oled lubanud endale, aga pole tegevusse läinud. ja ära ehita kogu oma elu tuleviku peale. elu toimub praegu ehk siis tänasest päevast, homme ja nii edasi, hakka tegutsema. ja teine oluline sõnum sulle on seotud siis inimestega, võimalus võib tulla liikumise, kohtumise, sõnumi või telefonikõne kaudu. ja ära jää omaette ootama, vaid suhtle, mine sinna, kus toimub elu. üks julge kontakt võib liigutada rohkem kui kuu aega mõtlemist. Ei ole vaja käituda eestlaslikult, et 9 korda mõõda ja siis 1 kord lõika, vaid nüüd oleks vaja hakata liikuma. ja julge alustada enne, kui tunned end täielikult valmis. ehk siis teil võib olla kombeks see, et te kogu aeg veel teete, et selle pean ära tegema, selle pean ära tegema, siis astun. ei, astu ja küll sa teed. käigu pealt. sõnn, võta muutus vastu. sinu fookuses on kodu, turvalisus ja alus, millele oma elu ehitad. sa armastad stabiilsust, aga stabiilsus ja paigalseis ei ole sama asi. mõnikord tahab elu sind liigutada mitte selleks, et võtta turvatunne ära, vaid selleks, et luua tugevam turvalisus. sul võib tekkida küsimus kodu, elukoha, pere või materiaalse kindlustunde ümber.
nüüd just nende päevadega siin 8-12. ja võimalik on ka oluline ostva elukohaga seotud otsus, aga siin on üks hoiatus, ära tekita uut rahalist koormust ainult selleks, et muutust kiiresti sundida. Liigu aeglaselt, aga teadlikult. Ära oota, et keegi teine sinu elu sinu eest korda teeks. Sina lood oma järgmise etapi ja pea meeles, seal, kus sina oled, võib juba praegu midagi head olla. Ära hävita olemasolevat enne, kui uus tee on päriselt nähtav. Eks sa ise siis tead, mis sul praegu seal käsil on. Ja sinu tugevus ei ole kiirus, sinu tugevus on järjepidevus. Ja sinu võti siis sellel perioodil nüüd tänasest augustist kuni 12. august on siis liigu aeglaselt, kuid ära seisa paigal. Kaksikud, fokusseeri oma mõtteid. Ja sinu jaoks on see tugevalt sõnade, mõtete ja valikute aeg. Sul võib olla korraga 10 ideed ja 3 võimalikku tee otsa. Ja lõvivärav küsib sinust, et milline neist on päriselt sinu oma. Nii kaksikutele omane minu meelest. Ära vali midagi ainult sellepärast, et nägid kellelgi teisel seda hästi toimimas. Kellegi teise tee võib olla suurepärane, kuid see ei tähenda, et sinu oma on see tee, mis seal teisel on. Sul võib olla vaja vaadata korraks tagasi, mitte selleks, et minevikku jääda, vaid et leida sealt idee, unistus või tee, mille kunagi liiga vara kõrvale panid. Ehk siis kaksikute puhul on see, mida ma olen klientide baasil siis näinud, on see, et nad kogu aeg kuulavad, mis teistel on ja tahavad samamoodi teha. Aga see ei pruugi sinu moodi olla või sinu teekond olla absoluutselt. Ja sul on siis sellel perioodil siin väga oluline aeg ka vestlusteks. Kui oled midagi kaua ütlemata jätnud, siis ütle see välja. Ja siin võidakse kuulda palju selgemalt, kui sa tegelikult arvad. Selline otse välja ütlemine südamest. Ja sul on siis siin oluline võtmesõna see, et vali üks mõte, mis tundub päriselt sinu oma ja anna sellele hääl. Ehk siis ütle välja. Ära taha sobituda sinna teiste mõtete järgi. Vähid, usalda oma sisemist häält. Sinu jaoks seostub see periood tugevalt väärtuse, raha, eneseväärtuse ja intuitsiooniga. Võid saada uudise, vastuse või kinnituse, mida oled kaua oodanud. Midagi, milles oled pannud palju tunnet ja energiat, võib lõpuks hakata liikuma. Eks sa siis tead, mis sul praegu aktiivne on. Ja samuti võib sinu ellu tagasi tulla midagi, mis oli sulle võlgu, sümboolselt või ka täiesti materiaalselt. Ehk siis mingi üllatus. Ja kuid siin on siis sulle oluline sõnum ka see, et ära jää ainult tundma, too tunne ka päris ellu. Ehk siis ära jää unistama. Kui saad hea idee, siis küsi, et kuidas ma saan selle praktiliseks muuta. Kui saad võimaluse, küsi, kuidas ma saan selle väärtuseks muuta. Kui tunned, et oled millekskiks valmis, siis tegutse. Ehk siis siin teie jaoks ka vähid on väga oluline see, et kui te saate mingi signaali, mingisuguse idee või mingi mõtte ja korraks käib nõks läbi, et nagu tahaks teha. Aga kui tekib see, et mis nüüd mina vaatan, ma olen juba nii vana ja nii edasi. Ei, see on kõik sinu enda väljamõeldis. Ja ära sulgu just siis, kui elu tahab sinuga rääkida, ehk siis need ideed tulevad läbi teiste inimeste. Ja sinu võti on see, et usalda oma intuitsiooni, kuid maandage see tegevuseks ja väärtusteks. Ehk siis ärge jääge unistama, vaid lihtsalt hakake toimetama. Eriti siis, kui tundub, et nagu ei, see ei ole minu teema, aga tegelikult südames tunneb, kui täiega puperdab. Lõvid, sära täies suuruses ja lõvid kallikesed, see on lõviportaal, see on teie aeg särada. Päike on täpselt teie märgis ja Jupiter on sinu märgis ja lõvivärav kannab sinu nime, eks ole. Ja sinu ülesanne ei ole praegu peituda, näita, mida sa oskad, räägi sellest, mida sa tahad, küsi, kandideeri, loo, ole nähtav. Kuid siin tuleb sinu suurim õppetund siis nüüd sellel ajal, et nähtavus ei tähenda nõudlikkust. Ja nähtavus ei tähenda seda, et see on ego baasil üles ehitatud. Kui elu annab sulle midagi head, ära vasta sellega, et kas see ongi siis kõik. Nii vähe või? Tänulikkus on sinu jaoks praegu väga oluline. Sinu soovid võivad olla suured ja selles ei ole midagi halba. Aga ära lase soovidel muuta olemasolemat väärtusetuks. Kui oskad rõõmu tunda sellest, mis juba tuleb, lood ruumi järgmisele tasemele. Samuti ära piira ennast ülemäära hirmust raha kulutada millelegi, mis päriselt sind avardab, näiteks kogemused, õppimine või siis investeerimine kuhugi.
tee vahet teadlikul avardumisel ja mõtlematul kulutamisel. Ja ära vähenda ennast, aga ära unusta tänulikkust. Ehk siis see, et kui teil on nüüd võimalus särada ja kasutada kogu seda energiat, mis teile nüüd on antud siin selleks perioodiks, siis te võite olla sellised natukene uhked ja upsakad, aga ole tänulik selle võimaluse eest. Nii, neitsid. Lase kontrollist lahti. No see on neitsitele väga selline omane. Ja sinu jaoks võib lõvivärav tuua selgust just pärast segast või väsitavat perioodi. Ja sul on loomulik soov kõike analüüsida, mis läks valesti. Mida ma oleksin pidanud teistmoodi tegema? Miks teisel inimesel õnnestub, aga minul mitte? Kuid mõnikord muutub analüüs enesepiinamiseks ja kõike ei pea kohe parandama. Kõike ei pea kohe mõistma, kõike ei pea kontrollima. See on nii teie moodi. Ja sinu jaoks võib tulla ootamatu arusaamine, et vastus küsimusele, mida oled kuude kaupa lahendada püüdnud. Ja hoia paber lähedal, et see mingi mõte või mingisugune teadaanne võib tulla väga kiiresti ja see vastus. Ja üks uue teksti väga ilus kujund sobib sulle eriti hästi. Ja siin on ka üks näide, et üks naine korjas pirnid ja pani need hoiule ja iga päev sõi ta ära ühe pirni, mis hakkas halvaks minema. Lõpuks oli ta ära söönud kõik pirnid, kuid mitte ühtegi head pirni. Ehk siis siin on see lugu, et ära tee oma eluga sedasama. Sa ei pea alati kõigepealt tegelema kõige halvaga. Võta vahel hea pirn esimesena. Ja sinu võti on siis sellel kuul see, et lõpeta pidev vigade otsimine ja luba endal kogeda ka seda, mis on juba hea. Ehk siis see on selline enesehinnangu periood. Kaalud. Vali iseennast. Sinu jaoks aktiveerub väga tugev suhete ja inimeste teema. Võimalus võib tulla teise inimese kaudu. Ja siin sellel perioodil tuleb väga paljudel siis teiste inimeste kaudu mingid võimalused. Keegi võib soovida koostööd teha ja sinu automaatne vastus võib olla aitäh, mul pole vaja. Ja siin oleks selline mõttekoht, et kas sa keeldud sellepärast, et sa päriselt ei taha või keeldud sellepärast, et sa ei taha olla kellelegi koormaks. Ja sinu lõvivärava üks suur õppetund on enda valimine. See ei tähenda hoolimatust ega isekust, see tähendab, et sinu elu ei pea olema pidev teiste soovidega kohanemine. Samas ära mine teise äärmusse. Eneseväärtus ei tähenda, et pead muutuma kõigist teistest tähtsamaks. Terve enesekesksus ütleb, ka mina olen oluline. Ebatervislik enesekeskus ütleb, ainult mina olen oluline. Ja see on kaalude jaoks väga selline oluline koht. Eriti olen näinud seda siis ka kaalude tähemärgis inimestest, kes on siis kliendid ja nii edasi. Ja siin tuleb siis sul teha vahet, et ka mina olen oluline või ainult mina olen oluline. Ja sinu siis selle perioodi jaoks selline oluline võti on see, et ütle jah sellele, mida päriselt tahad, ilma et peaksid seda teiste eest õigustama. Selline lõviportaali aeg teile ja selle mõju on siis nüüd siin augustikuuni, vabandust, 12. august, jah. Skorpion, muuda, aga ära põleta sildu. Ja Skorpion, sinu teema on transformatsioon, töö, staatus ja ühe etapi lõppemine. Midagi võib sinu elus hakata sulguma. See võib puudutada tööd, elukohta, suhet, ametit või rolli, mida oled kaua kandnud. Ja esimene impulss võib olla siis selline, et kõik aitab, et mulle piisab, et lõpetad kohe ära, tead, selline nagu väike isegi ärritumine või selline solvumine. Kuid sinul on siis see, et ära põletu sildu enne, kui tead, kuhu järgmine tee viib. Ehk siis teil siin Skorpionid saab hästi palju sellist uut ja huvitavat tulema, aga lihtsalt see, et ärge tehke seda ka ego baasil. Kui tahad töökohta vahetada, vaata kõigepealt, mida sa tahad teha. Kui tahad kolida, loo kõigepealt uus suund. Kui tahad elukutset muuta, siis uuri seda. Ja kui tahad hobist töö teha, siis ehita sellel vundament. Sa ei pea vana elu vägisi säilitama, aga sa ei pea ka hävitama kõike, mis seni sind kandnud on. Ja teine on see, et sinu kingitus võib tulla just millegi lõppemise kaudu. Ja kõik lõppemised ei ole kaotused. Ehk siis mul on selline tunne, et teie elus võib olla praegu väga aktiivselt mingisuguse asja lõpp ja mingi uue otsimine või leidmine.
ja mõni uks sulgub selleks, et sa lõpetaksid selle ees seismise ja märkaksid teist ust. ehk siis see on nii kihvt ütlus ka minu perest, et tulge enda tee pealt eest ära. ja teie selle lõviportaali võti on siis see, et lase vanal lõppeda, kuid ehita uut targalt. hambur, lahenda oma võimalusi. Jupiter on sinu valitsev planeet, hambur, nii et te tunnete seda võimsust väga tugevalt. seetõttu võib see periood sinu jaoks tunduda eriti tugeva laienemisajana. ehk siis siin võivad tulla kas uued inimesed, reisimine, õppimine, uus projekt, uus maailmavaade. kõik see võib hakata väga megakiirelt liikuma. aga sinu oluline õppetund on see, et sa ei pea kõiki asju üksi tegema. ja te võite hamburit siis arvata aeg-ajalt või üsna tihtigi see, et ma saan ise hakkama. mul täna hommikul oli ka üks hambur kliendiks, kes ütles täpselt sedasama asja. tervitan sind, kui sa näed siin. ja tõenäoliselt te saategi kõigega ise hakkama, aga küsimus ei ole selles, et küsimus on selles, et kas sa pead kõike ise tegema. ja kui ülesanne muutub suuremaks kui sina üksi, siis leia endale mõttekaaslane, delegeeri ja lase teistel end aidata. õige partner ei võta sinu jõudu ära, see vabastab sinu jõu selle jaoks, mida ainult sina saad teha. võtmesõna on see, et partner ei võta sult jõudu ära. kui tekib võimalus õppida, reisida, alustada või kohtuda uute inimestega, olge avatud. ja teie võti siis on sellel perioodil see, et ütle võimalustele jah ja lase õigel inimestel sinuga koos teed käia ja õpi delegeerima. Kaljukits, luba endal puhata. ja sinu jaoks võib see olla üks kõige olulisemaid sõnumeid sellel perioodil. sa oskad töötada, sa oskad pingutada, vastutada, aga kas sa oskad ka peatuda? ja mõnikord tekib tunne, et kui ma nüüd puhkan, siis kukub kõik kokku. kas peab paika? aga mis siis, kui ei kuku? ja võib-olla hakkad hoopis pärast puhkust nägema lahendust, mida väsinud peaga ei olnud võimalik näha. ja töötada oskavad paljud, kuid puhata oskavad ainult kuningad. kõlab uhkelt, eks ju. ja lõvi on kuninglik märk. ja sinu jaoks võib selle lõvivärava suurim luksus olla mitte järjekordne ülesanne, vaid teadlik paus. ja sind võidakse märgata töö eest, mida oled kaua vaikselt teinud, seetõttu ära ainult tööta. näita ka tulemust. ja sinu võti siis sellel perioodil on see, et puhka piisavalt, et saaksid näha omaenda töö tegelikku väärtust. ehk siis töö ja puhkus on vaja tasakaalu saada. veevalaja, julge tahta midagi pöörast. Te olete niigi pöörased minu meelest. ja veevalaja siis sinu eesmärgid võivad teiste inimeste jaoks tunduda vahel ebarealistlikud, sest sina näed sageli midagi enne, kui teised seda näevad. sul võib olla soov või idee, mille kohta teised ütlevad, seda ei tehta nii, see ei tööta. miks sul seda või just praegu vaja on? aga just sellised ideed võivad olla sinu teed. ja samas on siin üks väga oluline selline piir sinu jaoks, et ära nõua, et sinu unistus realiseeruks täpselt sellisel kujul, täpselt selle inimese kaudu ja täpselt sellel hetkel, nagu sina oled seda otsustanud. seepärast, et universumil on sinuga hoopis teistsugused plaanid võib-olla. jäta endale sinna manööverdamise ruum ja võimalus ka tulla hoopis teisest suunast. inimene, kelle kaudu midagi avaneb, ei pruugi olla see, keda sa ootasid. selle inimese kaudu võib veel tulla sinu ellu hoopis teine inimene. ja seetõttu ära planeeri siis kogu seda 8. augustit ja siit järgmisel siis kuni 12. augustini viimse piirini iga minuti pealt. anna sellel lihtsalt olla täis võimalusi ja anna sinna ka sellist tühja ruumi. ja samuti võivad siis partnerlus ja mõttekaaslased olla sulle praegu eriti olulised. kuula neid. ja siis sinu selline võtmesõna on see, et hoia suur visioon, aga lase elul valida see tee just selline, nagu tal sinuga plaanid on. nii, ja viimaseks siis kalad. ja teie märksõnaks on see, et too oma unistus maa peale. ja teie selline võtmesõna nüüd sellel perioodil on see, et väljenda oma unistust. sul võib olla soov, mis tundub isegi sulle endale liiga suur. ja
te võite üsna tihti endale öelda, et ma tahaksin seda väga, aga ma ei usu, et see on võimalik. kas on tuttav? ja teil on siin väga üks oluline mõte, et kui sa suudad midagi sügavalt ette kujutada ja see unistus ikka ja jälle sinu juurde tagasi tuleb, siis vähemalt on see väärt uurimist, miks see unistus sulle tuleb mitmeid kordi tagasi. ja lõvivärav ei palu teil jääda pilvedesse, sinu jaoks aktiviseerub siis või aktiveerub praktiline teema. kuidas muuta unistus tegevuseks? Te hakkate nägema ja tajuma, kuidas nüüd sellest päevast alates kõik asjad nagu hakkavad kiiresti realiseeruma. kui tahad uut töökohta, siis tee see esimene samm ja sa kohe näed, kuidas kõik asi nagu hakkab toimima. ja kui tahad midagi luua omaette ja siis küsi enda käest, mida sa oled valmis täna tegema selleks. ja kui tahad muuta oma eluviisi, siis millise harjumusega alustad? Teil sellel perioodil võib väga aktiivseks muutuda just tervise osa. ja intuitsioon võib väga aktiviseeruda. ja sa võid tajuda inimest või olukorda väga kiiresti. ja usalda seda esimest tunnet, kuid kontrolli, kas saad seda ka päris elus rakendada. ja teie võtmesõna on see, et ära loobu unistustest, vaid anna sellele praktiline vorm. ja siis sellest number 8, mis mul randme peal on. mina tegin selle siia. ja selle võib ka kirjutada paberile või selle võid kirjutada ka kuhugi rahatähe peale ja ära siis seda kasuta. jätta see rahakoti vahele. ja see ei ole lihtsalt mingisugune selline voodoo märk. et siin on siis väga oluline see, mida sa selle all mõtled, kui sa seda kirjutad. see on kõik seotud tänase kuupäevaga siis. ja siin võib olla siis näiteks sellised, et üks number 8 võib viidata siis vastutusele, teine tasakaalule. kolmas number võib tähendada kas investeeringud või materiaalne tulemus. ja viimane 8 võiks olla siis teadlik küllus. ja kui sa näiteks tegid selle raha tähe peale, siis see võib sulle alati siis olla selline meeldetuletus, et raha ei ole ainult see, mida ma saan. raha on ka see, mida ma oskan juhtida. ja nüüd see periood, mis praegu on aktiivne, ehk siis meie lõviväravad siin kõiki meid mõjutavad, kas te siis kuulete seda videot või ei kuule. ja kui sa nüüd kuulad seda, siis see ei ole ainult tänase päeva jaoks, see on väga aktiivne praegu siis siin 12. augustini. ja see annab siis sellise hästi mõnusa aluse 2026 energiatele, see on täis võimalusi. kui te liidate selle kokku, siis te saate number 10 ja see on õnneratas niinimetatud. ja teil võivad siis avaneda siit alates siis uued võimalused, uued uksed lähevad lahti ja võimalused siis tulevad selle aasta jooksul siis meile kõigile inimeste kaudu, ideede või juhuslikuna näivate kohtumiste kaudu. ja ärge oodake seda ideaalset hetke, vaid lihtsalt kogu aeg kuulake, mis tuleb sealt nende inimeste kaudu. 2027 võib pigem olla selline kontrolliaasta, see, millel ei ole vundamenti, võib hakata lagunema väga tugevalt ja see ei tähenda tingimata läbikukkumist, see näitab, mida tuleb tugevamaks ehitada. ehk siis olge praegu sellised hästi ärganud võtke vastu see informatsioon, mis praegu tuleb. hoidke kõrvad kikkis. ja 2028 tuleb hästi kihvtilt selline saagi aasta, et siis võid näha materiaalsemat tulemust sellest, millele panid siis nüüd sellel perioodil aluse. ja seetõttu võid siis tänasest ehk siis täna on 8. august kuni selle 12. augustini kasutada seda perioodi ära, et kirjutada endale see tulevikukiri. et milline sa tahad siis olla või milline on sinu elu. mina olen, mina elan ja nii edasi, mul on. ja siis saad tagasi vaadata kunagi, et kas see oli hetk, mil ma päriselt hakkasin teistmoodi tegutsema. ehk siis see, mida te täna kirjutate üles, nende vilju te võite väga-väga reaalselt näha 2028. vot selline lugu. ja lõpetuseks siis teile veel sellist kokkuvõtet, et lõvivärava kõige olulisem mõte ei pea olema see, kas usud Siiriuse energiakanalitesse, numeroloogiasse või astroloogiasse sõna-sõnalt. selle päeva väärtus võib olla ka palju lihtsam, see annab sulle põhjuse peatuda, vaadata oma elu, vaadata üle oma raha, vaadata üle oma suhted, kus kohas sa oled liiga palju suud kinni hoidnud või liiga kaua suud kinni hoidnud ja millistes suhetes, kus kohas töösuhted, partnerlussuhted, lastega suhted, vanematega, kus kohas sa ei ole
öelnud seda välja, mida sa tegelikult tahad. ja vaadata ka välja läbi need oma unistused, kas sa elad kellegi teise unistusi. millal sa viimati viisid täide siis oma unistused? Kelleks sa tahtsid saada, kui sa olid väike? Ja mõelda selle peale, et kas sa elad praegu seda elu, mida sa päriselt tahad. see on väga-väga oluline. kui vastus on jah, siis mine edasi, aga kui vastus on see, et mitte päris, siis ära hakka kogu elu selle tänase päevaga kiiresti ümber korraldama, vaid vali pigem selline üks suund, üks otsus, üks telefonikõne, üks kiri. ja samuti ka see, et võtta võimalused vastu. kui on vaja, siis ütle ei. kui tunned, et tahad seda proovida, siis ütle jaa. mina ütleksin niimoodi, et praegu on nii huvitavad ajad, et kõik asjad oleks vaja läbi proovida või vähemalt olla nagu hästi avatud. ja tee ka see üks samm kindlasti, et sa ei pea täna teadma, kus sa 3 aasta pärast oled, aga sa võid täna otsustada, millise suunas sa liikuma hakkad. ja mis see on siis, mida sa peaksid võib-olla lõpetama, enne kui alustada siis uut. ja muidugi ka see koht, et mida sa tahad oma elus siis avada või millega sa tahad hakata tegelema. kas see on raha, kas on tervis, armastus, kodu, vabadus, töö, julgus, uus algus. vali lihtsalt üks. ja siis tee midagi väga olulist. tee sellele natukene ruumi ja hakka tegutsema. vot, väga lihtne. eks siis mina lähen täna tuttu sellise märgiga. elukaaslasel on ka selline märk. sina võid teha selle siis kuhugi rahatähe peale või ka endale siia. ja võid ka kommentaari panna, et tegin ka. ma olen seda tegelikult paaril aastal teinud, seepärast et ma usun nendesse asjadesse ja see ei võta tüki küljest ära. vot niimoodi, soovin teile kõike head ja eelkõige seda, et uskuge oma unistustesse ja kirjutage need üles oleviku vormis. vot niimoodi. jah. ma vaatan, mis kell on praegu, nii et see video on üsna varsti üleval, nii et te kõik jõuate seda teha. ja kes nüüd mõtleb, et oi-oi-oi, et vaatab võib-olla öösel, siis selle jaoks on väga edukalt siis 8. kuni 12. august täiesti kasutada seda energiat, nii et edu teile kõigile ja kellega ma siin vahepeal kohtun, siis jagage minuga neid mõtteid, kogemusi ja siia kommentaari ka. Tšau, tšau, Merike numbrite keel ja tuleta muidugi meelde ka seda, et hüppa koduleheküljelt läbi numbritekeel.ee ja võib-olla leiad seal midagi enda kohta, mida sa veel ei tea. jah, tšau.